Pauluse noortepäevad toimusid septembri viimasel nädalavahetusel. See pika ajalooga üritus sai alguse 1990-ndatel. 2019. aastal oli peateemaks Mina teen kõik uueks. Mõtiskleti ja arutati, kuidas Jumal muudab ja uuendab inimeste elusid. Ma arvan, et see on väga eluline teema ja noorte kristlastena me näeme ju pidevalt, kuidas Jumal teeb kõik uueks, kuidas Jumal muudab täiesti kardinaalselt inimeste elusid, kuidas ta annab selle uue suuna, uue sihi, uue kvaliteedi, uue lootuse inimeste eludele. Noortepäevad on erilised ka korraldusliku poole pealt, sest soovi korral on võimalik ööbida Pauluse kiriku rõdudel. Seda võimalust kasutades saavad osalejad väga erilise äratuse osaliseks. Unest äratab orelimäng. Kõik 3 päeva on täis erinevaid huvitavaid tegevusi. Ei puudu laulud, seminar, piiblikümblus ega palju muud toredat. Päeva lõpus peale õhtupalvust jääb aega mõnusalt vestlemiseks ja lauamängude mängimiseks. Mun mielestä täällä on ollut tosi kiva tosi monella tavalla, mutta mun mielestä yksi parhaimmista asioista on ollut se, että me suomalaiset tullaan tänne Viroon ja vaikka meillä on vähän semmoista ehkä kielimuuria ja meillä on erilaiset kulttuurit, niin silti me voidaan keskustella toisten kanssa ja jotenkin löytyy semmoinen ihan erilainen yhteys uskovaisten ihmisten kanssa. Mulle väga meeldib. Pärast laupäevast lõunat on vaba aeg ja seal me võtame palju inimesi kokku ja teeme erinevaid spordimänge. Laupäeval toimub terve ürituse üks tipphetki. Juba traditsiooniks kujunenud õhtune kontsert. Sel aastal esines kristlik folkbänd Vikkel Sukker, kelle looming on inspireeritud vaimulikust rahva pärimusest. Kes noored tulevad sellele üritusele, saavad teada, et tegelikult noori kristlasi Eestis on päris palju. See on esimene põhjus. Ja teiseks, kes see siis ei tahaks endale häid sõpru saada, siit ju saab.